Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Teerivad valjusti, kus on meie kohtumispaik. Ei vali mu numbreid sa valesti, me maa on lihtsalt suur ja lai. On süüda mul vaevas, süüda on ärevil. Te homme ei leia mind siit. Ei ela ma majas, ei tänaval, mu aadress on NSV Liit. Ei ela ma majas, ei tänaval, mu aadress on NSV Liit. Sa telegramotsi mind sääduslöö, kus kraanad ja ehtustöö, kus armust on tähtsam see võiduröö. Teise töö rekordid mööd, on süüda mul vaevas, süüda on ärevil. Te homme ei leia mind siit. Ei ela ma majas, ei tänaval, mu aadress on NSV Liit. Ei ela ma majas, ei tänaval, mu aadress on NSV Liit. Hommista Taliman. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Ja suurepärane ansambel, mis kunagi Eestis tegutses, Vanem õde, esitas laulu Mu aadress on NSV Liit ja see on pühendatud kõigile neile poliitikutele ja riigitegelastele, kes palehigis murravad pead kasja, kuidas võtta ära või siis peatada Valgevene ja Venemaa kodanikelt hääleõigus järgmise aasta kohalikel valimistel. Ideid tuleb nii nagu seeni vaikse seenevihma ajal, küll pakutakse üht, küll pakutakse teist, aga tähelepanuväärne on see, et ehkki aega jääb järele üha vähem ja vähem, mingisugusele kokkuleppele ikka ei suudeta jõuda. Nojah, sotside idee, millel sa viitasid ja mida kaitsevad partei esimees ja ka selle partei aseesimees Jevgeni Ossinovski näiteks, on kodakondsuse põhjal siis lajatada ja teha niimoodi, et valimisõigust omav kodanik registreerib ennast, milles siis kinnitab Eesti põhiseaduslikke väärtusi ja mõistab hukka Venemaa agressiooni. Minu jaoks on see nüüd küll täiesti arusaamatu asi, et mis siis edasi saab, et julgeolekuasutused hakkavad uurima kõigi tausta. Positiivne kogu selle asja juures on see, et tegelikult ikkagi jutt käib tõepoolest taas sellest, et mittekodanikud siis võiksid mitte valida või vähemalt valida piirangutega, aga see asi läheb järjest segasemaks ja igaüks rebib nagu tekki enda poole. Ja samal ajal, eks ole, on meil valmis riigi äpp, mis on 3-keelne, see on ka venekeelne, ametlik põhjendus, eesmärk tagada, et riiklikud teenused oleksid kättesaadavad võimalikult laiali elanikkonnale. Mina ei tea, kas peab riigi äpp olema venekeelne ka? Asi on ju laiem, et iseenesest, kui hakkasid peale Tallinnas sellised nii-öelda Keskerakonna vastased mõtted ja liikumised, siis ju said sotsialistid aru kõige kindlamalt, et venekeelne valija on ka nende valija ja need tuleb kuidagimoodi üle võtta, sellepärast vastasel juhul ja mis kõik veel sinna juurde. Ja loomulikult on olnud see peamine trump, mille küljes on siis riputud, et venekeelsete inimeste valimisõigus oleks tagatud kohalike omavalitsuste valimistel ja see on kestnud kogu sõja vältel, algul pehmemalt, nüüd väga järsult. Ja kui me vaatame seda Ossinovski imelikku malevõtet või kuidas me iganes seda nimetame, siis see on ju a priori täielik jaburus. Mis mõttes, et me ei saa ära võtta hääleõigust ehedal moel sõna selgelt inimestelt, kes on pärit agressiooni toetavast ja läbiviivast riigist, küll aga meie õnnestub
ühtäkki mingi imetabasel moel sisse viia nende meelsuskontroll, et nad vannuksid midagi ja et nad ütleksid midagi. No oleme ausad, see on nagu ühiskonna hanitamine ja lollitamine, ehk et ka Ossinovski ise, nii nagu ka siseministrist sotsialistide juht Läänemets saavad ju aru, et mitte midagi sellist mitte kunagi ei sünni. Ja see on veel eriti võigas, et nad panevad laua peale arutamiseks asja, mis mitte kunagi ei sünni Eesti oludes, kui ei sünni juba seda lihtsatki asja, et öelda, kuulge, te olete riigist, mis on meile vaenulik, te olete olukorras, kus me ei tahaks, et te valiksite ja sellele püütakse leida asendustegevust. Moldova valimised näitasid veel kord, kui suur on Vene mõju ühes riigis ja meil pole põhjust arvata, et siin oleks kuidagi teistmoodi. No vot just, et see valimisõiguse peatamine või selle äravõtmine agressorriigi kodanikelt, siin on ilmselt palju juriidilisi nüansse, mida me kõike ei tea või vähemalt mina ei tea. Aga peatamine seni, kuni Venemaa on aktiivne agressor, ei ole ka lahendus ja ka see väide on kõlanud. No tule taevas appi. Millal Venemaa ei ole olnud agressor? Öelge mulle, millal? Kogu aeg meil on põhjust oma naabriga suhted selgeks teha ja need inimesed, kes ammutavad oma vaimse ja otsuste tegemise sellise mudeli just nimelt Vene maailma nii-öelda erinevatest nurgastest, nende koht ei ole meie poliitilise süsteemis. Nad võivad siin elada, nad võivad siin majandada, nad võivad siin toime tulla, aga antagu mulle andeks. Ei ole ühtegi põhjust, miks peaksid sellised inimesed saama otsesel moel sekkuda Eesti kohaliku omavalitsuse poliitikasse, mis lõppkokkuvõttes on poliitika, mitte kohalik mingisugune aiapidamine või muu selline. No see on veel laiem teema. Ilmselt on tõepoolest Vene kodakondsusest loobumine teatud mõttes keeruline ja paljud ei võta seda ka ette, isegi kui neil on taskus pikalt olnud Vene pass ja nad võivad olla väga eestimeelsed inimesed, aga lihtsalt on Vene kodanikud. Aga veel üks teema on ju hallid passid, äkki on ka hallide passide aeg ikkagi nagu möödas. Pagan võtaks, kas sa oled kodanik, oled Eesti kodanik või mõne teise riigi kodanik või taotled Eesti kodakondsust või soovid loobuda mingi riigi kodakondsust, aga minu jaoks see hallide passide aeg on ka minevik. Nagu paljude muude olukordadega lahendame me ka siin kõike seda, mis on 30 aastat tagasi jäi tegemata. Täpselt nii nagu jäi korralikult ja tõhusalt sisse viimata eestikeelne kool ja jäeti venekeelne koolisüsteem, on ka see hallide passide süsteem mõeldud välja üheks korraks sellise turvameetmena, aga siis sellega keegi rohkem ei tegelenud, sinna samas seda jäigi. Nüüd hallide passide puhul on ju siis, mille peale nendele passidele on kirjutatud inglise keeles veel päris huvitavalt, alien passport, et see on siuke tulnuka pass, et tõepoolest, et meil neid tulnukaid on siin terve hulk, kümneid ja kümneid tuhandeid ja kui olla nüüd päris aus, siis Eesti poliitikud ju mõtlesid üsna küüniliselt, et selle probleemi lahendab aeg. Teiste sõnadega, et need inimesed surevad lihtsalt ära ajapikku, need juurde ei tule ja hallide passide küsimus kaob. Ühest küljest see vastab see tõele, aga teisest küljest täielikult see tõele ei vasta, sellepärast et inimeste eluiga aina pikeneb. Inimeste eluiga aina pikeneb, eks ole. Nii et see on selline nagu venitamine ja nüüd me peame kõikide nende asjadega tegelemine. Et kui me nendest kohaliku omavalitsuse valimistel osalemisest räägime, siis me ju, ma arvan, mingi aasta tagasi kuulsime veel täiesti kummalisi selliseid ütlusi väga lugupeetud inimeste juures ja ma oma lugupidamisest nende vastu ei hakka nende nimesid siin kordama, kes ütlesid, et kuulge, et kohalikud omavalitsused valimised, kohalikel omavalitsustel pole poliitikaga mitte midagi pistmist. Ei ole. Nad räägivad seal toasoojast ja kommunaalmaksudest ja sellistest asjadest. Et nii, okei. Aga ega see seisukoht ju tegelikult isegi kui see seisukoht on muutunud, siis positsioon ei ole muutunud, et meil on ju
põhimõtteliselt 2 võimalust selle asjaga tegeleda, kas siis muuta põhiseadust või muuta valimisseadust. Nüüd on erinevaid seisukohti, et õiguskantsler ja ka president on sellisel seisukohal, et valimisseaduse muutmisega seda olukorda ei lahenda, et tuleb muuta põhiseadust, põhiseaduse muutmisel on siis omad keerulised sellised protsessuaalsed nipid, aga mina kogu selles ja osa juriste ütleb, et ei ole üldse vaja põhiseadust muuta, et tuleb muuta valimisseadust. Üks nendest väga teenekatest juristidest on endine riigikohtunik Rait Maruste, kes on korduvalt seda kinnitanud, et valimisõiguse küsimus on rahvusliku julgeoleku küsimus, vastates siis neile inimestele, kes ütlevad, et see ei ole rahvusliku julgeoleku küsimus ja kes siis ütleb seda, et kui me võtame oma põhiseaduse ja võtame selle põhiseaduse preambula ja loeme sealt seda, et Eesti riik on meil selleks, et Eesti rahvast, keelt ja kultuuri läbi aegade säilitada, siis mispärast me hakkame üle tähtsustama ühte punkti selles põhiseaduses, mis korraga osutub olulisemaks kui põhiseaduse mõte, et see on nonsense, et mina kirjutan 2 käega Rait Maruste seisukohtadele alla, ta ütleb seda, et seda tuleb teha valimisseadusega ja ma tsiteerin tema artiklit Postimehes, põhiseaduslikkusega argumenteerides tuleb meil panna kaalumisele, kumb on antud oludes tähtsam, kas kellegi olemine püsielanik ja sellest lähtuv õigus valida või põhiseaduses rahva poolt sätestatud riikluse olemasolu ja eesmärgid ning nende kaitse. Ei ole vist vaja pikka selgitamist, kumb kaalub üles kumma ja sellepärast on mul ausalt öeldes nagu kahju, et mitmed väga olulised poliitikud ja riigitegelased on vastupidisel seisukohal, et mingisugune punkt põhiseaduses kaalub üle põhiseaduse mõtte. Vot see, millele sa viitad, Priit, on hästi oluline. Parlamendi põhiseaduskomisjon leiab, et hääleõiguse äravõtmine eeldab siiski põhiseaduse muutmist. Põhiseaduse muutmine, nagu Marek vist viitas ka, tähendab isegi kiireloomulisena õnneks väga keerulist protsessi, aga kui juba minna põhiseaduse muutmise juurde, ja me üldse ei välista, et see ongi vajalik, sest et kehtiv põhiseadus kiideti rahvahääletusel heaks juunis 1992, siis tähendab see mitte ühe punkti või ühe teema ehk siis valimiste asja, see tähendab tegelikult ikkagi kogu põhiseaduse ülevaatamist. Ma arvan, et see kestab põlvkonna. Ma ei tea, kaua see kestab, aga lihtsalt niisama näppida ühte või teist asja põhiseaduses minu meelest ei ole õige, et kui minna põhimõtteliselt nii radikaalse otsuse juurde, mis ei pruugi olla vale, siis võiks üle vaadata ka väga palju mitmeid muid punkte, millel on näiteks ka muide riigireformi töörühmi aastaid tagasi tähelepanu juhtinud, et kui põhiseadust hakatakse muutma, siis võiks arutleda ka parlamendiliikmete koosseisu üle, kui palju neid peaks olema, etc. Ma lihtsalt osundan ühe asja peale, et praegu ei ole aeg, kus arutada seda, kas üks või teine põhiseaduslik tantsusamm on õigustatud või mitte ja kuidas seda läbi viia. Selles mõttes on kõik need niisugused pehme olemusega inimesed natukene naiivsed, sellepärast et reaalsus on selles, võtame selle sama Moldova valimisedki ja eelnevalt sündinu, meil on käimas sõda, reaalne sõda tulnukatega, teise kultuuri esindajatega ja seda sõda saab täna pidada ilma relvadeta. Seda saab pidada niimoodi, et me lõikame läbi mingid otsuse ahelad, mis seal paratamatult olemas on. Kõige kurvem selle asja juures on asjaolu, et isegi need, kes eestikeelsetena nii-öelda kõige kummalisemaid asju, näiteks seesama Ossinovskigi malelauale pandud imelik käikude kombinatsioon, mida reeglite järgi olemas ei saa olla ja mis mitte mingil juhul ei realiseeru, on ju sellised, mis nende enda erakonna Norstati tehtud uuringu põhjal ka 60% sotsialistide toetajatest ja valijatest on tegelikult selle poolt, et agressoritelt ära võtta valimisõigus ja nende riikide esindajatel. Ainus erakond tänasel hetkel, kus vaid alla viiendiku ja umbes viiendik inimesi, kes seda erakonda valivad, toetavad seda, on Keskerakond. Ehk et meil on see sama sõda käimas riigisiseselt parteide vahel ja ütleme niimoodi, et kõrvalt vaadates on see selgelt ju, ma ei tea, kui kaua läheb aega, et ühiskond hakkab käsitlema neid naeratavaid, viisakaid ja peene häälega rääkivaid sotsialiste ikkagi kui rahvavaenlasi, mida nad tänasel hetkel on, liigutades selgelt Eestit suunas, mis on meile ohtlik,
ülimalt ohtlik ja mängivad siukest leebekest ja see on, ütleme, loomulikult nende suhte korraldajate suur võit, aga rahva jaoks päris korralik kaotus. Mis on ikkagi suur eesmärk, on tegelikult see küsimus, kas meie see suur eesmärk, mida nagu Priit ütles, 30 ja rohkem aastat ei ole suudetud paljudes valdkondades täita, on see, et meil oleks võimalikult vähe siin elavaid agressorriigi kodanik, me räägime siis eelkõige Vene passiga inimestest, mille puhul ma ei taha öelda, et kõik need inimesed, kellel on taskus Vene pass, oleksid kindlasti Eesti vastased või jube Vene sõbralikud, väga paljud elavad lihtsalt Vene pass taskus ja elavadki oma elu ja armastavad seda kodukohta, kus nad elavad. Neid inimesi on, ma eeldan, rohkem kui neid, kes kusagil... Me ei tea seda, ütleme ausalt, me ei tea seda, me ei ole isegi uurinud seda. Ja me ei teagi seda, jah, ja ka kapo endine juht Arnold Sinisalu sõnul tekib selline lojaalsusnõude küsimine, mida siis sotsid välja pakuvad, ainult probleeme juurde, et küsimus, milline venelane on siis kõige õigem eestlane või ma ei saa... Ei, me ei tohigi selliseid küsimusi küsida, meil on enda põhiseadusest tulenev arusaam sellest, kuidas riiki võimalikult turvaliselt pidada ja enne veel, kui me hakkame kõnelema sellest, kui kaugele Eestisse ostetavad raketid ja kui kaugelt nad peaksid laevu tabama ja kus me peaksime nagu selle nii-öelda kuuma või ballistilist või kineetilist sõda pidama, enne seda me peame oma kultuurilise sõja ära pidama niimoodi, et see ei ole meile ohtlik, et selle tulemused ei ole meile ohtlikud ja selles osas nii-öelda kogu see olukord, kus me näeme sellist, no ma ütlen veel kord, et see on minu meelest aja küsimus, kui ühiskonnas tekib ikkagi ka sotsialistide enda valijate hulgas selge arusaam, et tegemist on ikkagi paratamatult rahvareeturitega ja meenutan siinkohal veel kord. Minu võrdlus, Läänemetsa võrdlus Viktor Kingissepaga, mis kunagi üles öeldud sai siinsamas saates ja tekitas niisugust kõhedust, paraku süveneb veel kord. Mina ei tea ja me ei tea, mis nende inimeste peas toimub, me ei tea, mis on nende kultuuriline olemus, me ei tea nende omailmast tuhkagi, aga need märgid, mida me näeme sotsiaaldemokraatide omailma kohta, on igal juhul ohtlikud ja minu küsimus on lihtne, vabandage, teie kõik, kes te kuulute sellesse erakonda, ei ole ju seda meelt. Seal on ilmselt palju inimesi, kes on vastupidist meelt. Miks te ei lahku sealt? Miks te ei lahku ja ei anna märku lõpuks ometi nendele kallutatud ja küllaltki küünilise taustaga inimestele, et te ei ole seda meelt. No nii, nüüd Marek Strandberg esines, nagu Riigikogus öeldakse, poliitilise avaldusega. Ma ei esinud poliitilise avaldusega, vaid minus räägib Eesti kodanik ilma ühegi poliitilise parteilise kuuluvuseta. Nii, aga kui me võtame nüüd nagu jupikaupa kõiki neid erinevaid ettepanekud, mis on tehtud, siis me näeme ju seda, et siin on põhimõtteliselt 2 erinevat lahendust. Üks on nagu kiirem, põhimõtteliselt justkui võiks olla kiirem lahendus ja see tähendab siis Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse peatamist. Ja teine on siis aeglasem lahendus, aga permanentsem. See on siis põhiseaduse muutmine. Nüüd, kui see põhiseaduse muutmine sellisena, et kolmandate riikide kodanikelt üldse võetakse ära, siis kohalikel omavalitsuste valimistel hääletamise õigused, siis see on pikaajaline ja väga arusaadav ja selge lahendus. Nüüd küsimus on selles, et selles põhiseaduse muutmises on väga palju erinevaid selliseid karisid, see on pikaajaline protsess, selleks on vaja suurt hulka inimesi, kes selle poolt praegu justkui on, aga eks me oleme näinud, et Riigikogus võivad ühe ööga muutuda sellised vahekorrad. Ehk et sealt võib tulla imelikke ja ebameeldivaid tagasilööke või siis võib see asi mingil põhjusel venima jääda. Aga see teine variant, siis valimisseaduse muutmine, mida saaks siis Riigikogu teha tunduvalt kiiremini, see on praegusel seisuga on see seotud siis sellise definitsiooniga Venemaa kui agressorriik. Ja ehkki ma ei jaga sinu sellist tuliseid tundeid siis sotside vastu, siis ja pean Jevgeni Ossinovskit väga teraseks ja pädevaks poliitikuks, mis iganes eesmärgid tal on, aga Jevgeni Ossinovski ühes kirjatükis sel nädalal, mis oli Postimehes, kus ta rääkis sellest hääleõiguse äravõtmisest, ta paraku hakkas nagu ilkuma selle üle, et palju õnne neile, kes siis püüavad ette kujutada, et kas 2029. aastal Venemaa on veel agressorriik või Venemaa ei ole agressorriik, et seal on probleem ju selles, et terve see agressorriigiks kuulutamine, see on nii-öelda
poliitiline seisukoht, see ei ole mingisugune selline legaaljuriidika ja nii edasi ja mis üldse on agressorriik ja mitu korda on kerkinud üles küsimus, et kui Venemaa tuleb välja, unistame nii, et Venemaa pakib pillid kokku, lahkub Ukrainast ja maksab kõik kinni, mis iganes seal maksta on võimalik, et kas siis Venemaa enam ei ole agressorriik. No me tegelikult ju südames väga hästi teame, et Venemaa on agressorriik ja mis iganes lamba, kitse või seanaha see hunt endale selga veab, et agressoriks jääb ta nii või teisiti. Nii et siin on nagu õhku visatud selline nagu küsimus, et kui Ukraina sõda peaks mingil põhjusel lõppema ja sõlmitakse siis rahu või ajutine rahu või mis iganes, et siis justkui Venemaa lakkab olemast agressorriik, aga vabandage väga, Venemaa on agressorriik juba 2014. aastast. Oi, Venemaa on kogu aeg olnud agressorriik. Ja, aga kui me räägime nüüd selles Ukraina kontekstis, et eks ole terve see Donbass, kus sõda on käinud, Krimmi võtmine ja nii edasi, et Venemaa ei saanud agressorriigiks nüüd 2 aastat tagasi Eesti iseseisvuspäeval. Ta on seda olnud pikka aega ja ta on seda teinud, nii et arutada sel teemal, et kas Venemaa lõpetab agressorriigiks olemise siis, kui tekib Ukrainas mingisugune rahuprotsess ja kas sellisel juhul see valimisõiguse peatamine kaotab oma kehtivuse, et see on nagu mõttetu selline nagu ekvilibristika. Kirjutan 2 käega Priit alla su väitele, et tõepoolest arutleda selle üle, et kui Venemaa lahkub Ukrainast, Ukraina võidab selle sõja ja tõepoolest sinu poolt viidatud täiesti ilmselt võimatu kombinatsioon, et Venemaa maksab kinni ka mingis ulatuses siis tekitatud kahjud, ehkki sõjas tekitatud kahjusid ei ole võimalik rahas mõõta, sest see puudutab inimelusid. Siis miks me räägime sellest, et Venemaa kunagi ei ole agressorriik? Ma ei kujuta ette, mis peaks Venemaal muutuma. Kui me vaatame avaliku arvamuse küsitlusi, mida enam-vähem võib usaldada ja mida Venemaal tehakse, siis Jeesus, Putini populaarsus on üle 80% ja on püsinud seda väga pikalt ja kui ei ole Putin, siis on keegi teine ja kui ei olnud sõda Ukrainas, siis enne sõda oli pikk sõda Tšetšeenimaal ja väga paljudes teistes piirkondades, ehk siis Venemaa on agressorriik ka siis, kui ta ei tungi oma agressiooniga oma nii-öelda piiridest välja. Venemaa võib olla ja on olnud väga agressiivne ka siseriiklikult. Ehk siis ta on agressorriik. See on selge, jah. Et aga võib-olla paar sõna sellest lojaalsusvande ideest, mille siis sotsid on siis esitanud. Et paljud selle lojaalsusvande idee kriitikud on nüüd hakanud sellest punktist edasi mõtlema ja teinud seda väga hoogsalt, esitas küsimusi, et kas kapo peab hakkama siis neid inimesi kontrollima või kas siseministeerium peab hakkama neid inimesi kontrollima ja see on meelsuskontroll, sellepärast et me ei näe inimeste pähe ja siis lõpuks me tahame, et meil oleks selline riik, et kus meelsus on vaba ja inimestel on võimalus olla erineval seisukohal ja nad ei pea lojaalsusvandeid andma. Siis siinkohal ma kutsuksin kõiki neid inimesi tagasi reaalsuse pinnale. Lojaalsusvanne kui selline ei ole see ei ole mõttekontroll. See ei ole mõttekontroll. See on üks dokument, mida saab sahtlist välja võtta sel hetkel, kui see inimene teeb midagi teistmoodi, kui ta on sellel dokumendil lubanud. Et kõik need, kes on sõitnud näiteks Ameerika Ühendriikidesse, teavad, et erinevaid dokumente täites tuleb anda allkirju ja vanduda seda teist, kolmandat ja neljandat, et sa ei. Noh, kui sa sõidad mingisuguse ametireisile, siis on neid asju veel rohkem. Ja mis on selle asja mõte? Selle asja mõte on mitte see, et sind sunnitakse, et sa kirjutad, et sa tõepoolest oled nagu puhas nagu prillikivi, vaid selle asja mõte on see, et kui tuleb see hetk, kui sa jääd omadega vahele, siis võetakse sahtlist välja see paber, kus sa oled öelnud ei, ma seda ei tee, ei, ma seda ei ole ja see on oluline dokument selleks, et sinu vastu algatada õiguslikku protsessi ja see sama on ka selle lojaalsusvandega, et mitte, et inimeste nagu mõistust hakatakse kiiritama, vaid et kui inimene siis millegagi vahele jääb, et siis saab
öelda jah, sa tõepoolest valetasid ja selle eest saab karistada. Ta natuke ikka kiiritab mõistust ka, ehk siis ma eeldan, et väga paljud inimesed, kes kirjutavad mingisugusele sinu poolt mainitud paberile alla ja ütlevad, et jah, ma kohustun tegema seda ja ma kohustun mitte tegema seda, siis sõltumata sellest paberist kusagil ajukäärudes on ka see teadmine inimesel olemas, et ma olen selliseid lubadusi andnud ja see on ka tähtis. Jah, kahtlemata. Ja siinkohal väike paus.